Tervist, hea vaataja! Minu nimi on Madis Veskimägi. Töötan arstina ühes Eestimaa nurgas Tõstamaal. Oma töös kohtun kõige erinevamate tervisemuredega, kuid mõni neist on iseäranis meeldejääv. Sageli on need läbi põimunud inimlikust valust, kannatustest ja murest, kuid nendest on võimalik ka tervetel midagi õppida. Lugu, millest soovin rääkida, leidis aset ühel sügisõhtul, kui leidsin oma mobiiltelefonist vastamata kõne. Sellele vastates hakkas hargnema tõsine lugu 90-aastasest vanaprouast, kes oli eelnevalt üsna hea tervise juures kodus kukkunud ja tekkis riielumurd. Jah, nimelt kukkumisest ja selle ennetusest soovingi selle pildi ja helipõimiku vahendusel jutustada. Kandes kaasas nutitelefoni, milles on mõned äpid vestluse ja telefonikõnede salvestamiseks, oli võimalik saada tegelikust elust ilustamata, inimlikult liigutavad ja tervetel õpetlikud helisalvestised. Tänan asjaosalise nõusoleku eest neid kasutada. Hea uudis on see, et vanaproua on vigastusest taastunud ja suudab iseseisvalt teha oma kodus hädapärased toimetused. Tervist, mina olen nüüd Madis Veskimägi, olete mulle helistanud. Jah, olen küll. Mul ema kukkus täna kodus ja niimoodi puusa peale, et ütles, et mingi raks käis. Ja meie ise oleme praegu Tartus hoopis. Et me hakkame koju sõitma. Ja et ta oli saanud siis köögis diivani peale nagu roomata. No, et kas te olete Tõstamaal või kaugemal? Ma olen Tõstamaal. Et muidu äkki võiks vaatama minna, ta on nii, et sisse saab tagant küljest maja. Tagant poolt pääseb otse köögi. No karta on, et niimoodi läheb riielu kael katki. Aga eks ma katsun minna vaatama, aga üldiselt ega vaatamisest palju abi ei ole. Kiirabi ja haigla. Kus kaugel te olete muidu? Me oleme päris Tartu linnas alles. No see on ikka 4 tundi sõita. Okei, aga ma lähen siis... Nii, et selleks ajaks, kui me tuleme, et saan ise sekka. Ei, no siit pole enam nagu midagi, et siis on ta ilusti haiglas, aga ma lähen teda vaatama ja siis mõtleme midagi välja. Olgu, kena, nägemist. Kas räägiksite, mis teiega juhtus? Mina võtsin külmkapist piimapurgi ja tahtsin seda ära panna, et uue asemele panna. Aga siis põrandal oli vaip maas ja jalge selle taha komistasin ja kukkusin kohe plärsti, nii et vasaku puusa peale. Ja siis oli nii, et ma ei saanud kuidagi enam ülesse. Küll ma nägin vaeva. Ei liikunud ja enam see jalgega ei saanud kuidagi, nagu halvatud oli kohe. Ja siis ma sain kuidagi niimoodi tooli peale, et ülakeha tooli peale. Siis oli niimoodi seal peal tükk aega, siis hakkasin katsuma nii tooli näen. Ja siis niimoodi võin üleni higi jooksis juba ja valus ja väsindu ja siis hakkasin tagurpidi niimoodi ikka juppaaval seda tooli siia kusseti poole lükkama. Siis jalgadega ka natukene ja nii kaua, kui ma sain siia kusseti äärele, selle ligidale, siis kuidagi sain puperdada end kusseti peale. Ja siis ma siis sain nii, et pikali vähemasti. See võis meeletult valus olla. Valus oli just liigutades, kui sa liigutad, siis oli nii valus. Vaatasime läbi siin kušetil nii palju kui võimalik ja vasak jalg on lühem, labajalg on keeratud välja poole ja see on tulnud sellest, et riielu kael on tõenäoliselt murdunud. Tegime ühe valusüsti ja nüüd siis ootame kiirabi, et sellega aidata teid traumaosakonda, et seal siis tehakse pildid ja tõenäoliselt seda asjaga siis opereeritakse ka ilust, et saab kõik korda. Juba sinna jääd võib-olla. Ei jää midagi. Te olete väga tragi. Nii kui meeski läks ja jäi sinna. No mehel oli teine asi. Mehel on juba 15 aastat. Väga hea, teil oli mobiiltelefon käepärast. See oli hea, ma panin siia laadima. Oleks ta tihtipeale mul on toas, ma ei oleks ju telefoni ligi just pääsenud. Aga see oli õnn, et ma panin ta siia ennem laadima. Soovitus kõigile eakatele inimestele, et mobiiltelefon olgu alati käepärast. Tegime ühe valusüsti
diklofenak lihases ja see peaks sellise ägeda valu tagasi võtma. Kuidas praegu tunne on? Ei, no kui ei liiguta, siis nii suurt valu ei ole, aga võtta liigutades siis on. No jah, ta on ikka selline, öeldakse, ebastabiilne. Ja. Aga kõik saab korrata. Õnneks vererõhk on paras, et isegi nad liiga paras, et 160-80, et see on vererõhu haigus teil, aga et see oleks ohtlikum, kui vererõhk oleks praegu madal. Et see on hea, et näitab, et süda on tugev. Näitab, et midagi on peaga ka juhtunud. Ei. Kui madal oleks olnud. No jah, et siis on võib-olla selline sisemine verejook sinna murru piirkonda ja see on ohtlikum tegelikult, et see madalam vererõhk, aga see näitab, et asjad väga hullud ei ole. Nii, aga ootame siis kiirabi, et helistasime kuskil veerand tundi tagasi, et kuskil 17:50, et on oodata siis kiirabi siia, 6:30 paika, et veel pool tundi oodata, et ma olen teile seltsiks. Istuge ja... Ei, pole häda kedagi. Nii, aga ootame siis kiirabi. Ma teen väikse kirja ka kiirabile, kus ma räägin, et mis ja kuidas. Tervist, minu nimi on Madis Veskimägi Arst Tõstamaa tervisekeskusest. Veskimägi? Ei, Veskimägi. Veskimägi, ja. Lahti pole midagi. Mure selline, et üks 90-aastane vana proua on kukkunud ja kahtlus on vasaku riielukaela murrule. Ja hetkoe. Ja vastab ja verejooksu näha ei ole? Ei ole näha. Nii loidus, kuidas tal on? Ja ebaloomuliku kujuga? Ebaloomuliku kujuga. Kannatamatud valud ja millal see juhtus? Täna kuskil 3 paiku äkki või? Nii. Ja aadress siis sellel proua? Aadress on Tõstamaa Alev. Pärnumaa korras, jah. Nii. Ja nüüd peaks kõik olema. Te olete siis perearst? Perearst, jah. Tegin talle valuvaigistava süsti, ta on praegu enam-vähem komfortses asendis, aga seis on praegu südame poolt okei, diklofenak, valuvaigistav süst tehtud, et vasak jalg lühem, labajalg keeratud välja, et see on riielukaela muru tunnused. Jah, selge. Kena, aitäh teile, nägemist. Kuidas ennetada kukkumist? Enamus kukkumisi leiab aset kodus. Aastate või aastakümnete jooksul koguneb eluruumidesse ja koridoridesse nii mõndagi, mis on küll armsad ja seotud mälestustega, kuid mille taha takerdudes võib kukkuda. Vaadakem ringi köögis, esikus, elu- ja magamistoas just selle pilguga, mis esemed võivad põhjustada komistamist ja püüdke need paigutada mujale. Lahtised vaibad tuleks eemaldada või kinnitada vastava teibi ja liistudega põrandale. Lahtised üle käiguradade vonklevad pikendusjuhtmed tuleb eemaldada. Vanemaealise kodus on soovitav eemaldada ka lävepakud, sest need võivad olla komistamise põhjus. Lahtised ja ära vajunud põrandalauad tuleb remontida. Piisab väikesest vääratusest, ebakindlusest jala all, kui eakas võib kaotada tasakaalu ja kukkuda. Duširuumi remonti plaanides tuleb valida võimalikult libisemiskindlad põrandaplaadid või need kindlalt katta libisemiskindlate mattidega. Palju abi võib olla seintele kinnitatavatest käepidemetest. Neid võiks olla pigem rohkem kui vähem. Sageli on eaka inimese nägemine halvenenud. Kui koridorides ja eluruumides on ka valgus halb, võib see soodustada kukkumist. Hea lahendus on liikumisanduriga süttivate valgustite paigaldamine. Valgusti süütamise võimalus peaks olema voodi lähedal. Nii puudub vajadus pimedas tõusta ja kobamisi liikuda lüliti suunas. Kukkumise põhjuseks võib saada kiirustamine telefoni juurde tõttamisel. Heaks lahenduseks on juhtmeta tavatelefon või mobiiltelefon. See peaks olema kogu aeg vanemaealise läheduses. Üksi elavatel eakatel on soovitav SOS-nupu kandmine randmel või häirenupuga mobiiltelefoni soetamine. Väga soovitav on arsti konsultatsioon vanemaealise kukkumise riski hindamiseks. Nägemishäire ja pearinglust põhjustava haiguse ravi, luu hõrenemise riski hindamine ja ravi.
kindlasti tasub üle vaadata toidusedel ja vajadusel võtta juurde mitmeid toidulisandeid. Eriti oluline on kaltsiumi ja D-vitamiini õige kogus. Spetsialist oskab ka soovitada sobivaid abivahendeid liikumise kindlamaks muutmisel ja anda näpunäiteid libisemiskindlate ja jalgu toetavate jalatsite valikul. Lõpetuseks. Õnnetus ikka veidi hüüab tulles. Tähtis on osata neid jutumärkides hüüdeid vanemaealise kodus panna tähele ja aegsasti võtta ette kindlad sammud ohukohtade kõrvaldamiseks.